Armsad kaasteelised rahupäevas. Täna me loeme 21. peatükki esimese Saamueli raamatust. Ja Taavet võttis kätte ja läks ära, aga Joonatan tuli tagasi linna. Ja Taavet jõudis Noobi preester Ahimeleki juurde, aga Ahimelek tuli värisedes Taavetile vastu ja küsis temalt: mis pärast sa oled üksi ega ole kedagi koos sinuga? Ja Taavet vastas preester Ahimelekile: kuningas käskis mind asja pärast ja ütles mulle, ärgu saagu ükski midagi teada sellest asjast, mille pärast ma sind läkitan ja mida ma olen sind käskinud teha. Seepärast ma juhatasin poisid ühte ja teise paika. Anna nüüd mulle, mis sul käepärast on, 5 leiba või muud, mis leidub. Aga preester kostis Taavetile ja ütles: tavalist leiba mul pole käepärast, küll aga on pühitsetud leiba, kui ainult poisid oleksid naistest hoidunud. Taavet kostis preestrile ja ütles talle: muidugi on naised meile keelatud olnud nagu varasematel retkedel. Siis oli poiste ihu pühitsetud, kuigi oli tavaline teekond. Seda enam peaks olema täna pühitsetud, mis ihusse puutub. Siis andis preester temale pühitsetut, sest seal ei olnud muud leiba kui ohvrileivad, mis võetakse issanda eest ära, kui äravõtmise päeval värske leib asemele pannakse. Aga seal oli päeval issanda ees kinni peetuna üks Sauli sulasseist, edomlane Doeg, Sauli karjaste ülem. Ja Taavet ütles Ahimelekile: kas sul on siin käepärast piiki või mõõka? Ma ei ole ju oma mõõka ega muid sõjariistu kaasa toonud, sest kuninga käsk oli rutuline. Ja preester ütles: vaata vilist koljati, kelle sa tammeorus maha lõid. Tema mõõk on siin riidesse mähituna õlarüü taga. Kui sa tahad selle enesele võtta, siis võta, sest muud siin ei ole kui see. Ja Taavet ütles: teist selle sarnast ei ole. Anna see mulle. Ja Taavet võttis kätte ja põgenes sel samal päeval Sauli eest ning tuli Gati kuninga Aakise juurde. Aga Aakisele ütlesid tema sulased: eks see ole Taavet, maa kuningas. Eks see ole tema, kellest nad tantsides vastastikku laulsid ja ütlesid: Saul lõi maha oma 1000, aga Taavet oma 10 000. Taavet võttis need sõnad südamesse ja kartis väga Gati kuningat Aakist. Ta tegi ennast nende silmis rumalaks ja käitus hullumeelsena nende käes, tegi märke väravate peale ja laskis ila habemesse voolata. Siis ütles Aakis oma sulastele: vaata, te näete, et mees on hull. Mis pärast te toote ta minu juurde? Kas mul on puudus hulludest, et tõite selle minu juurde hullu tempe tegema? Kas niisugune peaks tulema minu kotta? Meie elus on tihti niimoodi, et me komistame oma elus samade asjade otsa. Väga sageli nooruses võib olla meil mingisugune usuline võit ja tundub, et see võit kannab meid terve elu. Aga lugedes piiblit ühest ja teisest kohast, antud juhul siin see Taaveti lugu, me näeme, et tal elus sarnaseid võitluseid on päris mitu. Et kuulsaim on Taaveti võitlus Koljatiga. Täna tahan ma sümboolselt rääkida tema teisest võitlusest, jutumärkides Koljatiga. Ja eks Taavetil oli veel 3. võitlus ka Koljatiga. Esimene oli siis see päris, teine on peajagu pikema mehega Sauliga ja 3. võiks öelda endal oma pojaga sõda. Ja me näeme väga erinevat Taavetit nendes võitlustes. Tuntuim on kindlasti Koljati lugu. Taavet on usku täis, kuulab,
tunnetab Jumala rahva väge ja ütleb küllap, issand, kes mind on päästnud lõvi ja karu küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest. Selline usku täis olemine on tal selles osas. Ja tõepoolest läheb julgelt vastu Koljatile. Talle tundub, et Koljat ütleb Jumala vallatuid sõnu ja nii see ka on. Teatud mõttes võiks öelda, et kuri vaim kõneleb tema sees ja Taavet võtab lingu, silmgi ei pilgu, loobib selle kivi teisele näkku ja pärast võtab selle mehe mõõga ja raiub pea otsast ära. Pärast käib päris pikka maad selle peaga ringi. Aga nüüd teise loo juures me ei näe sellist Taavetit. Seekord ma kasutan seda sümboolset väljendit Koljat. On jällegi tast pea jagu pikem. Ja ta ütleb sõnu, mis on tõepoolest koledad ja mitte ilusamad kui see, mida kasutas päris Koljat. Ja öeldakse, et see on kurja vaimu väes tehtud lausa ja viimane kinnitus on sellest, et kui esimene Koljat ei jõudnud ei Taaveti suunas oda visata, kuigi tal oli võimas oda, siis Saul on visanud oda nii Taaveti suunas kui ka oma poja Joonatani suunas. Ja kui Taavet saab sellest teada, siis me jõuame selle loo juurde, mida me juba lugesime. Taavet võttis kätte, läks ära, läheb Noobi preester Ahimeleki juurde ja Taavet on sama mees, aga käitub kuidagi täiesti teistmoodi. Ta on nagu täiesti relvitu, Jumalaga ta ei suhtle, ta on paanikas ja jõuab siis preestri juurde ja valetab. Ja valetab kohe isuga. Noobi preester Ahimelek tunneb, talle tuleb värisedes Taavetile vastu, ta tunneb, et midagi on siin viltu. Ta läheneb talle ja küsib, mis pärast sa oled üksi ega ole kedagi koos sinuga. Ja Taavet vastas, kuningas käskis mind asja pärast ja ütles mulle, ärgu ükski midagi saagu teada sellest asjast, mille pärast ma sind läkitan. Sisuliselt ta ütleb, kuningas on saatnud mind missioonile. Ja ta võtab igasuguse võimaluse selle valetamisega preestril midagi oma pere kaitseks ette võtta ja tõepoolest Taavet valetab ja hiljem tunnistab, et tema pärast hukkub terve linnatäis vaimulikke koos oma peredega. Kuid kui me vaatame Taavetit, on näha, et Jumalalt ta seda ei leia. Eelmine kord Koljati ees oli ta nii väge täis, aga järgmise Koljati ees on ta täiesti nagu relvitu. Ja üks vale tuleb teise otsa. Ütleb, ärgu saagu ükski midagi sellest teada ja ütleb veel, et juhatas poisid veel ühte ja teise poika, kuigi tal poisse polnudki kaasas. Ja nüüd ta ütleb, anna mulle, mis sul käepärast on. 5 leiba või muud, mis leidub. No ta on mitu päeva passinud ka juba seda märki, kas ta võib kuningakotta tagasi minna või mitte. Aga pole seda leidnud ja ilmselt on kõht väga tühi. Ja preester küsib siis, et kui ainult poisid oleksid naistest hoidunud. Ja huvitav on Taaveti vastus, muidugi on naised meile keelatud olnud, nagu varasematelgi retkedel. Ja poiste ihu on pühitsetud, kuid mainib sinna siis lõppu huvitava lause, et kõik on puhas, mis ihusse puutub. Mis ihusse puutub? Täitsa õige. Ihu on ilmselt tal tõesti puhas, aga südametunnistus kindlasti mitte. Ja preester annab talle siis leivad sealt, seal on kõrval üks tunnistaja, kes siis aitab hiljem hukata seda sama preestrit, aga praegu tegeleme siis Taavetiga. Ja nüüd Taavet
küsib vist midagi rumalamat veel küsida ei ole, aga küsib, kas on sul siin mingisugust piiki või mõõka? Ma ei ole ju oma mõõka ega muid sõjariistu kaasa võtnud, sest kuninga käsk oli rutuline. Ja preester ütleb, vaata, vilist koljati, kelle sa tammeorus maha lõid. Tema mõõk on siin riidesse mähituna õlarüü taga. Ja kui sa tahad selle enesele võtta, siis võta, sest muud siin ei ole kui see. Ja Taavet ütles, teist selle sarnast ei ole, anna see mulle. Ja Taavet on tõesti liimist lahti, sellepärast, et ta võtab koljati relva ja see oli ju hoopis äratuntav relv. Ja kuhu võiks minna sellise äratuntava relvaga? Ja nüüd on öeldud, Taavet võttis kätte ja põgenes sel samal päeval Sauli eest ning tuli Gati kuninga Aakise juurde. Ei saa Jumala juhatusel inimene niimoodi jõuda sellesse kohta, mille linna nimi on Gatt. Gati linn on väga tuntud linn, just kohtumõistjate ja Samueli ja selle perioodi jooksul. Ja pisut enne oli üks kuulus mees Simson, kes külastas seda linna, oli suur mees ja vahest mulle tundub, et Jumalal on natukene huumorimeelt. Et ta andis siukse vägeva mehe Simsoni Jumala rahvale. Jumala rahvas teda küll omaks ei võtnud, aga ühel oma retkel Gatti ta võttis linna väravad ja siis tassis selle Juuda aladele ja näitas, mis ma siis suudan ilma Jumala rahvata teha selle linnaga. Nii et aga mõne aja pärast Gatis sünnib üks teine suur mees ja see on nimelt Koljat. Nii et Taavet jookseb ära, kahjustades preestrit, siis võtab kaasa ühe relva, mida ilmselt kõige paremini tuntakse seal samas linnas, kus on nende kangelane sündinud ja kasvanud ja kindlasti see uhkuse tunne pärast Simsonit oli ikkagi Gatis väga suur Koljati üle. Ja sa sisuliselt lähed nagu, kuidas seda öeldakse, hiirelõksu otseselt. Taavet võttis kätte ja põgenes sel samal päeval Sauli eest ning tuli Gati kuninga Aakise juurde. Aga Aakisele ütlesid tema sulased, eks see ole see Taavet, maa kuningas, eks see ole tema, kellest nad tantsides vastastikku laulsid ja ütlesid, Saul lõi maha 1000, aga Taavet oma 10 000, nii et viited Koljati tapjale on täiesti olemas. Ja mida siis meie Taavet selles olukorras valib teha? On uuesti Koljati ees, võiks öelda. Taavet võttis need sõnad südamesse ja kartis väga Gati kuningat Aakist. Sellest Taavetist, keda me nägime alguses ja lugudes, mida me lastele räägime, ei ole mitte märkigi enam järgi. Ja mida ta siis teeb? Teeb ennast nende silmis rumalaks ja käitub hullumeelsena nende käes. Tegi märke väravate peale ja laskis ila habemesse voolata ja siis ütles Aakis oma sulastele, vaata, te näete, et mees on hull, mis pärast te toote ta minu juurde. Aakis on omapärane mees piiblis, tema usalduse mõõt on päris hämmastav, vähemalt Taaveti suhtes. No, ilmselt Taavet ei olnud hullunud, aga ta näitles või valetas ennast selleks, mis ta siis on, oleks korrektne öelda, ja tegi seda nii veenvalt, see Jumala sulane, et Aakis aktsepteerib, kogu linnarahvas aktsepteerib ja saadab nad minema. Aga mõne aja pärast tuleb ta sinna tagasi ja valetab talle veel, aga Aakis on mees, kes ütleb, et ma võiksin oma pea usaldada selle mehe kätte. Noh, Aakis pole tänane teema, aga Taavet küll. Kuidas on nii, et ühel ajal esimeses võitluses oleme me nii tugevad, jalad on nii tugevalt maas ja teises sama inimene ja usust ei ole märkigi. Võib-olla on asi ühelt poolt selles, et kergem on inimestega toimetada siis, kui sa neid ei tunne. Ma ei tea, minu jaoks Saul
ja Koljat, olles vaenlase väe käes, on suhteliselt sarnased persoonid. Ja ma ei tea, kas Taavet oleks suutnud seda teha, mida ta tegi esimesel korral, kui ta oleks Koljatile käinud kannelt mängimas tema hoogude vahel, tema suurustamiste vahel. Aga ta tegi seda lihtsalt. Aga teisele Koljatile on ta ju kannelt mänginud. Ta on tema tütrega abielus. Ja ta on huvitav, kuidas elus, kui sa tahad proovida hingamispäeva, esimesel korral on see ühtemoodi, teisel korral on see teistmoodi, kolmandal korral on kolmandat moodi. Tahad 10 maksta ja proovida Jumalat, esimene kord on üks kogemus, teisel korral võib juhtuda, et isegi julgus kaob ära. Ja milline on kolmas kogemus? Kui ma otsin endale teed, mismoodi leida ennast Jumalaga ükskõik millise kogemuse ees, siis ilmselt Taavetist õppida ei saa. Aga kust ma selle võimaluse siis leian? Ja minul oli kunagi üks niisugune kogemus vanglas töötades, kus ma mõtlesin, et terve elu käib täpselt niimoodi. Ükskõik milline takistus Jumala tööle tuleb, Jumal lahendab need niimoodi. Ma läksin keskvanglasse esimese kaplanina tööle ja direktor pidi nii-öelda vormistama selle töö ära. Ja mina teda ei tundnud. Aga tema luges minu pabereid, vaatas, et sa ei olegi luterlane või? Miks sa luterlane ei ole? Ma ütlesin, ma olen adventist. Kirjad olid kõik kaasas, et ma võiksin olla see ameti inimene. Ja ta ütles, et aga mina ei vormista sind ära. Ja see direktor ütles, et ma annan sulle 2 kuud aega. Tõesta, et Jumal on sinuga ka. Ja siis vaatame. Aga minul ei olnud aega isegi ausalt öelda seda tõsiselt võtta, mulle meeldis see töö. Ma olin õppinud selleks ajaks seda tööd armastama ja tegin see 2 kuud tööd. Ja ühel hetkel ma ei arvutanud neid päevi, saan selle sama direktoriga kokku ja ta ütleb mulle, sa oled ikka veel siin. Ma ütlesin, et jah. Et vaikselt on siin tööd tehtud iga päev ja vangutas pead ja läks oma kabinetti. Ja seal ootasid teda vanglate ameti töötajad ees ja ta vallandati sellel päeval. Ja järgmisel päeval tuli uus direktor ja peaaegu kohe vormistas tööle. Ja tööd sai ikka edasi tehtud ja kõlbasin sellena, mis ma olin seal väga hästi. Aga teate, sellistest hetkedes saad mingisuguse maitse suhu, kus sa vaatad, et Jumala tööd on hea teha. Alati kõik on leebe ja kui midagi on, siis Jumal väga kiiresti kohe lahendab need probleemid ära. Ja ma arvan, et ka jüngritel olid teatud mõttes sellised vaated, kui nad koos Jeesusega käisid 3,5 aastat, et kui on mingi probleem, Jumal lahendab omad probleemid kohe ära. Aga võt, kui Jeesus läheb Jeruusalemma, kui ta läheb koguduse liikmete juurde, siis ka seal võivad olla takistused Jumala tööle. Midagi võib Jumal olla üles ehitamas, aga inimesed võivad seda katkestada. Ja siis sa näed, et need eelmised reeglid ei toimi. Ja sa ei saa siis lasta Jumalast lahti. Jumal käitub Jeruusalemmas tihtipeale teistmoodi. Ja miks Jeruusalemmas teistmoodi asjad toimuvad, on võib-olla Jeesuse palve. Isa, anna neile andeks. Nad ei tea, mida nad teevad. Isegi, kui nad on hullunud. Ja see on midagi, mida ilmselt ükski inimene hakates usklikuks ei arvesta, aga mis ometi viib meid nii-öelda Moosese ja Talle lauluni, mis oma elu elades
vaatamata igale takistusele saab öelda, Jumal, kui nemad ei tule minuga kaasa. Ja see minu meelest natukene ilmneb Taavetis siin. Et kui see Saul siiski ei tule minuga kaasa, siis äkki ma ei tahagi taevariigis olla. Seda laulab Jeesus, seda laulab Mooses, aga see ei ole see koht, kus selle armastuse keskel öelda, Jumal, ma tunnen, et ma olen kaitseta ja hakata valetama. Ma arvan, et on väga oluline säilitada oma osadus Jumalaga sellel hetkel, kui näiliselt koljat on kallal. Ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, miks need lood on meile siia kirja pandud. Taavet pidi pärast ütlema, et oi, minu pärast juhtus see või teine, aga Taaveti eesõigus oli nii nagu esimese koljati puhul öelda oma Jumalaga, saan ma lahendada neid asju teisiti ja kahjuks me sellest loost seda ei leia. Aga igaüks enda elus võib selle oma ellu rakendada. Kui on raske, ütled, issand, kuidas me sinuga koos edasi läheme. Ja ilmselt on Jumalale lahendus olemas ja aidaku Jumal meil seda leida. Aamen. Me oleme palves. Hea ja armuline taevane Isa, sina oled iga usutee alguse juures ja igaüks elab seda oma parema oskuse ja tarkuse järgi. Ja sina tead, et sa annad meile võite kogeda, annad meile võite tunda, neid läbi elada, kuid mingil eluetapil me võime vältida järgmist võitlust, aga me võime sellega koos sinuga läbida. Me palume sinu juhatust ja sinu ligioleku tunnetust selles väes, kus sina oled oma tõotuse andnud, vaata, ma olen iga päev teie juures maailma ajast otsani. Tänu selle lootuse eest Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.